Mis tähendab tõeline õnn. Õnn seal rahulu. Vaat paar aastat tagasi käis siin üks prohvet Austraaliast ja ta ennustas, et ma saan väga palju tuntust rahvusvahelises meedias. No näed, kõik osutus tõeks. Nii, sõbrad, olete teile kohal kõik? Dramaatiline paus. Kuulasin Sildami jutustusi. Ma võin sulle hamburgeri välja teha küll, kui sa tahad. Lugupeetavad, niivõrd kuivõrd te olete. Otsustasin eile õhtul, vaadates seda laimu ja valet, mida Eesti meedia produtseerib, tagasi astuda. Mul on lihtsalt kõrini. Ma ei ole mitte midagi teinud niisugust, mis kahjustaks Eesti julgeolekut. Ma ei ole mitte midagi rääkinud seesugust, millest ei räägiks kogu Ameerika meedia, kogu vaba meedia, mitte ainult Ameerikas. Võib-olla teile kui ajakirjanikele on teadmata see, et Michiganis koguneb erakorraliselt osariigi kongress, et arutada valimispettusi. Võib-olla teile kui ajakirjanikele on teadmata, et üle 40 kongressmeni on justiitsminister Barrile esitanud petitsiooni, kus nad nõuavad radikaalseid samme valimispettuste uurimiseks. Võib-olla teile kui ajakirjanikele on teadmata, et üle 1000 avalduse valimispettuste uurimiseks on Ameerikas tehtud. Aga mulle see kõik on teada. Ja kuna mulle see kõik on teada, siis ma ka saates Räägime asjast ütlesin, et valimiste puhul on väga tõsine jutt pettustest. Ja veel üks väga oluline asi. Joe Biden ei ole Ameerika president. Joe Biden on, nagu Ameerikas öeldakse, president elected ehk valitud president, mis ei ole kinnitatud seni, kuni kõik kohtuasjad ei ole lõplikult läbi käidud. Ja see on väga oluline detail. Meil on praegu Ameerika Ühendriikides president, kelle nimi on Donald Trump. Ja ma ei hakka tsiteerima. Eile õhtul istusin ja otsisin välja, mida kõike on öelnud Eesti ajakirjanikud, poliitikud, ühiskonnategelased, arvamusliidrid Donald Trumpi kohta. Diplomaadid, mida endine president ütles, kui ta oli veel president meil siin Eestis, Donald Trumpi kohta vahetult pärast tema valimist presidendiks. Ma ei hakka neid tsitaatidele esitama, otsige need ise, tehke natuke kodutööd. Ma küll kardan, et seda kodutööd ei viitsi teha. Ja millegipärast seda ei käsitletud Eesti-USA suhete rikkumisena. Ei käsitleta tänase päevani. Kui sotside kumiir Marju Lauristin ütleb, et kõik me ootame, et 3. novembril kukuks peakloun, kuidas see täpselt see sõnastus oli. Okei, see kõik on okei. Vaadake, sõbrad, ma olen otsustanud ministri ametist tagasi astuda. Otsustasin juba eile õhtul. Ja põhjus on väga lihtne. Teie ei suukorvista mind. Mitte keegi ei suukorvista mind. Mind ei suukorvista ei peaminister, ei president, ei fraktsioon, ei ajakirjandus, keegi ei suukorvista mind. Ma räägin seda, mida ma pean õigeks, ma räägin seda, mis mul on südamel ja keegi ei pane mu suud kinni. Ja et mitte seada ohtu meie tegevust praeguses valitsuses, aga meil on väga palju suuri asju pooleli, et mitte seada ohtu meie referendumit, oleme otsustanud tagasi astuda. Jätkan Riigikogus, mida täpselt, mis positsioonil täpselt, seda me arutame veel, aga te ei pääse minust. Ja mida te ilma minuta üldse teeksite? Te ei oska ju ilma minuta üldse elada.
Juba vähemalt 5 aastat olen ma teile tööd ja leiba pakkunud. Aga te muidugi olete kuritarvitanud seda ja sellest on piinlik. Vaat, nii. Ja mul ei ole rohkem teile öelda midagi. Kas võib küsida? Muidugi. Härra Helme, enne kui esitada süüdistusi valimiste võltsimise osas, tuleks leida faktid selle kohta. Vähemalt kohtute tasemel, et võltsimised on aset leidnud. Kas niimoodi enneaegselt süüdistada ühe suurriigi valimisi kallutatuses ja võltsimistes ei peaks ära ootama ikkagi ametlikult tulevad? No ootame ära, muidugi ootame ära, aga eks me siis näeme, mis sealt välja selgitatakse, aga praegu on ju tulnud ridamisi uudiseid sellest, kuidas valimispettusi on ka tõestatud. Michigani osariigis on praegu kohtuasjad püsti, kui ma õigesti mäletan, 47 maakonnas ja vähemalt ühes maakonnas on juba ka tõestatud, et võltsingud on aset leidnud. Nii et isegi kui üks kaasus osutub tõeks, siis on tegemist ju väga tõsise olukorraga. Ja ma esitan teile üldse sellise küsimuse, et ma saan aru, et teil on selline ettekujutus, et Ameerika Ühendriikides võiks olla lausa fašistlik režiim. See meid ei loksuta. Peaasi, et meie saame olla truud oma suurele liitlasele, isegi kui seal on fašistlik režiim. Ma ei ütle, et seal praegu on. Ärge hakake jälle mu sõnu väänama. Aga need asjad ei saa nii käia. Et ühes riigis on lubatud põhiseaduse rikkumine. Et ühes riigis on lubatud mingid asjad, mida teiste puhul ei ole lubatud. Mida Venezuela puhul ei ole lubatud. Valgevene puhul ei ole lubatud. Venemaa puhul ei ole lubatud. Aga ühe teise riigi puhul on lubatud. Ei saa olla topeltstandarde. Eriti riigis, mis peab ennast demokraatliku maailma kõige häälekamaks kaitseks. Ei saa olla niisugust asja. Ei saa olla ka Eestis niisugust asja. Martin Helme, kas te jagate Mart Helme seisukohti sellest, et USA valimised on võltsitud ja on ebaõiglased tulemused saanud? Ja nagu Mart ütles, et me siin teeme kord nädalas ühte tunni ajast saadet, mis on siis ainus valguskiir meie meediamaastikul, et see tegemata töö tuleb sinna tunni aja sisse ära mahutada, et need uudised, mis ju on viimase nädala jooksul Ameerikast tulnud, on ju väga muret tekitavad, et tuhandeid kaebusi, videotõestuseid, kohtutele tehtud ütluseid, kus on selgelt siis ära tõestatud erinevad valimisreeglite rikkumised. Ja tänaseks päevaks on ju fakt seegi, et Ühendriikides on 2 meest, kes on ennast presidendiks kuulutanud, võitjaks kuulutanud. Et seda võiks rohkem nagu ikkagi ka avalikkusele kajastada. Minu meelest oleks mõistlik, kui me siin ootaks ära, missugused need ametlikud tulemused on. Paljudes osariikides ei ole ametnike tulemusi ju veel kinnitatud. Umbes poolest osinas osariigis on juba läinud lahti kohtuvaidlused häälte lugemise üle, häälte lugemise tulemuste üle. Nii et ma arvan, et meil oleks mõistlik ära oodata, mis siis see valimistulemus on. Tuletan meelde, et 2000. aastal Ameerikas võttis aega 36 või 7 päeva, ennem kui selgus, kes on tõeline valijate võitja. Ja tookord juhtus täpselt niimoodi, et algul öeldi, et hääli on rohkem Al Gore'il ja pärast tuli välja, et ei olnud. Nii et see on ju reaalsus, mis seal toimub. Et see, kui me sellest ei taha teada või rääkida, minu meelest on see pisut kuidagi kummaline. Keeles on küsimus ühes osariigis, praegu me räägime 4-5. Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada on need, kus on kohtuvaidlused. Võib-olla mõni mul praegu oleks meelest ära, et Kellest see uus siseminister? No vaat seda vastust mul küll täna ei ole, et ma just lõpetasin ühe ministrikandidaadi otsimise, nagu ma ka meie erakonna volikogul ütlesin laupäeval, et ega valmis ministreid kuskil riiulis ei ole, poest ei müüda. Eks igal ministeeriumil on oma spetsiifika, mida tuleb ka kindlasti tähele panna. Aga kindlasti leian hea kandidaat. Kas te jagate siseministri hinnangut, et Joe Biden on süvariigi kandidaat ja saab kuhki, kuna ta on korrumpeerumist poliitik?
FBI kinnitas umbes 10 päeva tagasi, et Hunter Bideni osas toimub kriminaaluurimine rahapesu teemal. Noh, ma kujutan ette, et rahapesu on ka üks korruptsioonivorme. Nii et küll on kurb, et sellest ka Eesti avalikkus suurt midagi ei tea. Vaata see, mida meie... Oota, ma ütlen teile vahele nüüd. Teil on loomulikult jällegi sellised provotseerivad, kallutatud küsimused, mis peavad meilt välja meelitama midagi, mida saaks meile inkrimineerida. Ja nüüd te tahate siis järgmisena ette võtta Martin Helmet, et Martinile suhu panna midagi, millega saaks siis rääkida sellest, kuidas ta kahjustas jälle kahepoolseid suhteid Eesti ja USA vahel. Et ärge püüdke, te ei tõmba teda lõksu. Me näeme teid ju läbi, te olete nii ettearvatavad, et see on lihtsalt kurb. Et mida me nüüd siis ütleme? Me ütleme nüüd seda, et me oleme teinud teie tegemata tööd. Me rääkisime oma saates sellest, millest Ameerika meedia ja mitte ainult Ameerika meedia on rääkinud pikka aega, aga millest Eesti meedia vaikib. Te ei ole oma tööd teinud. Me oleme teie eest teinud tööd, toonud Eesti kuulajateni, Eesti auditooriumini teemad ja asjaolud, millest Ameerikas räägitakse, mis on tuliste, juriidiliste ja poliitiliste vaidluste keskmes. Aga te magate siin ja siis räägite mingisugust juttu sellest, kuidas keegi kahjustab kedagi ja midagi. Ärgake üles, sõbrad. Maailm ei ole see, mille teie olete välja mõelnud. Maailm on natuke teistsugune. Ärgake üles ja võtke see propagandisti müts peast ära. Ma saan aru, et teil praegu pole üldse mingit mütsi peas, aga kui õue lähete, siis visake propagandisti müts prügikasti ja hakake ajakirjanikeks, kes räägivad asjadest nii, nagu asjad tegelikult on, aga mitte nii, nagu on poliitiliselt korrektne ja kusagil, Stratkomis või ma ei tea kusagil, teile suhu pandud ja pähe pandud. Kuidas on teie usaldus peaministriga, kes viskas teile justkui kinda siis, et teie sõnad pole tõsisemalt võetud, pole isegi absurdsed, ehk siis mõttetud? Ma ei ole seda lugenud ja ma ei võta mingit seisukohta, ma ei ole peaministriga suhelnud. Aga ma arvan, et see on peaministri Stratkomi või mingi meediateenistus, kes on treeninud talle valmis. Väga piinlik, et niisugusi mõtteavaldusi ilma meiega eelnevalt läbi rääkimata üldse esitatakse. Martin Helme pidi ju peale selle eelmist kriisi oli jutt, et need avaldused räägitakse enne üksteisest. Vaadake, jälle topite siia mingisugust jura. Ärge toppige. Me kirjutasime alla, Martin kirjutas alla memorandumile, mis koosnes 2 osast. Ja see teine osa käsitles Eesti põhiseaduses meile kõigile garanteeritud meelsus ja sõnavabadust. Seda meelsus ja sõnavabadust ei saa ka ministrilt ära võtta. Ja see meelsus ja sõnavabadus on see, mida me igal pühapäeval Tre Raadio saates ilmutame. See, et paljudele see ei meeldi, see on nende tragöödia. Kui te mõlemad arvate ühtemoodi, siis miks astub ainult üks tagasi, et kas loogiline ei oleks, et kas mõlemad jäävad ametisse või mõlemad astuvad tagasi, kui jutt on täpselt sama? Ma täpselt ei saanud aru, mis see ühtemoodi on, aga minu meelest me kirjeldame siin objektiivset reaalsust ja minu meelest täna tuli uudis sellest, et nõutakse, opositsioon tahab Mart Helmele teha umbusaldusavaldust. Me neile seda rõõmu ei paku ja võin ka üle kinnitada, et koalitsiooni seest mingeid tagasiastumisnõudmisi või ultimaatumid keegi esitanud ei ole. Mardi otsus on väga lihtne. Tõe rääkimine on olulisem kui ministri amet. Ja sellega ma tõmban siin joone alla. Aitäh.